see on nüüd see, ma ei oska seda eesti keeles nimetada, sest et seda ei ole eesti keeles sellele nime antud ja ega seda ei õpetata ka kuskil. Et ma tean, Kaitseväes õpetatakse neid vibuga ja muid asju, aga seda asja kuskil ei õpetata. Mina olen hakanud seda näitama, et see on nüüd see teise maailmasõja aegsed vangid leiutasid selle meetodi, nemad kasutasid seda puuvillast särki, mille ribasid siis rullisid. Tuhk aitab tal nagu hõõrduda. Ja siis pandi lihtsalt seda, no mul on siin tavaline pliidi alt tuhk, aga pandi seda nii-öelda siia serva peale. Saab ka täitsa ilma, saab pipraga, saab tsemendiga, saab peensoolaga, kõigega võime proovida pärast, kui kellelgi on siin kaasas. Aga see läheb niimoodi siia. Mis see on sul? Tuhk. See aitab hõõrduda tal lihtsalt, jah. Aga saab ka täitsa ilma on lihtsalt natukene peen häälestamine. Ja siis rullime ta niimoodi kokku endast eemale paar korda niimoodi. Ja siis, no see tuhk võib siin peal ka olla, see aitab kaasa. Lapikud pinnad, ma olen kivide vahel ka teinud seda. Telliseid metsast ei leia, aga ranna äärast teinekord leiab hästi lapikuid kive. Üks, 15 cm, 20 cm, et see piisab. Natukene lükkame veel edasi. On üks tihkeks rulliks. Nii. Ja siis siin on nüüd oluline, et edasi lükates me anname rohkem survet talle peale kui tagasi tõmmates, siis ta võib ka niimoodi lahti rulluda. Kui kogemata maha kukub, siis peab jälgima, et see lahti kooruv serv on nii pidi, sest kui me ta teistpidi keerame, siis on pekkis, siis me rullime ta lahti jälle. Ja siis on sükene, paarkümmend tõmmet, ma olen poole teise tõmbega saanud niimoodi, et 1, 2, 1 ja õõgub. Aga seda me võime proovida pärast, aga siis me teeme selle vatitüki niivõrd väikse, et lihtsalt saab rohkem survet anda ja mida väiksema läbimõõduga ta on, siis seda rohkem pöördeid ta teeb. Aga praegu teeme lihtsalt terve selle vati pulgaga nagu. Nii. Neid on veel vähe. Et ma teen ta nüüd korda tagasi, paneme mõne tõmbe veel. Nii, nüüd käib. Ja see läheb siis mingi heinatuusti sisse või mingi puidulaastu või kõige parem asi on looduses üldse linnupesa. Et kui vibuga tuld teeme või midagi, siis lind oskab teha selle õige tihedusega pesa. See pesa on äärmiselt oluline, kus sisse ta panna, et kui ta on liiga hõre, siis ei kandu see hõõgumine ühelt sellelt kiult teisele üle. Ja ta ei lähe põlema, ja kui ta on liiga tihe, siis ta ei saa õhku ligi. Et mul ei ole praegu seda, mul kuskil oli, ühe puhumise jaoks on mul olemas. Aga mul ei ole seda materjali nagu palju kaasas, kus sees ta käima puhuda. No, võt, et su paber ei ole kõige parem asi selle. No niiske ka natuke, võib-olla kui laiali kaotkud. Tampoon oleks hea. Tampoon, kus juures on ise see vatt. Ma teen selle sama asja nagu nii-öelda tampooniga ära. Ja ei pea alati puhuma, saad 8 teha. Ja üks asi veel, et CO2 tuleb ja niiskust suust, aga niimoodi on ta pidevas õhuvoolus. Ja puhudes teed pause, siis tõmbad jälle omale sisse 2 uitsu ja siis köhitel laiali ja küll on olnud. Juba hõõgub otsast. Pole. Läks küll ju. Olgugi, et oli niiske ja kasutatud salfrettinud. Alvar, sa teed koolitusi ka? Jah. Kuidas sind üles leiab? Kellele iganes vaja, siis võtab ühendust Facebooki kaudu jälle ja siis lepib kokku projekti põhiselt niimoodi, et Facebookis on Perega looduses.